No nii, käes on 27. juuni ja laupäev. Tere tulemast siia Muhu saarele ja siin täna mul on kaasas ka kolleeg Taavi, sõber, kolleeg. Ja meil on täna eesmärk püüda ahvenat, haugi ja mida iganes meil siit tuleb. Ühesõnaga, et veeta nagu sellist toredat kalastuspäeva ja egas midagi. Taavi esimesed visked on tehtud, me oleme jõudnud siia kuskile Laiu külje alla ja hakkame siit seda pommitama ja vaatame, kuidas meil see tänane päev siis läheb. Vaat seda pätsi, Taavi! See on kaamera. Töötab või? Jah. Survis. Looda, et ma selle kätte ka saan nüüd. Jumal küll! See on ahve. Tere tulemast Muhumaale 2026. Sellised me siia püüda tulime, sellise kala me siit ka saime. Ma arvan, et kas me selle laseme tagasi või? See vist on vana juba, jah. Selle laseme tagasi, laseme tal kasvada ja sugu jätkata. Väga ilus kala, mõõdame seda ära ka. Siit. 43. Ots on siin 43, jah? 43 sendine. Väike mõõtmine, 43 senti, 42 senti, kui täpselt me seda nüüd mõõtsime. Ja sellised kalad meile siis laseme vabaks tagasi. Tere tulemast Muhumaale! Läks, väga ilus. Sa ei saa lüüa, sul on mõlemad käed täis. Aga egas midagi, algus on kena ja tore ja tõmbame peale ja hakkame loopima ja tuleb neid veel. Mis asi nüüd tuleb? Nüüd on aug või? Või jälle ahven või? See on jälle ahven, ei see on aug. Ma võin anda selle landi sulle. Tegelikult ma tahaks, et see aug pääseks lahti. Küll nüüd sikutab, jumal küll läheb siit paadi alt ja igalt poolt läbi. Ise nii väikene, aga nii vihane. Mul oli siin näpitsad. Jäävad endal sõrmed alles. Ei hakka teda siit välja võtma. Kus sa siin oled? Näita. Kui kõik kalal läheb, siis kõige vaatasin ühest, kui ma käisin eelmine. 3 piset ja 3 kilone aug otsalt. 3 kilone mul seda ritva lõhuks nagu niimoodi, et see natuke Oho. Kivi läks põhjalt läbi. Mul on ka midagi. Kala? No nii. Aug, ahven. Tuli pinnale, ma arvan, et see on aug. Või on suur ahven või? Ei, aug. Aug, jah. Aug. Kurda vendatud, kohe tuleb. See on säinas. Tahad seda kaasa ka või? Mis teha saab? Äkist? Eile sõid ju. Võtame paati kaasa. Ova! Korral. No nii, olemas. Siin selle madala peal on seda heinavärki. Päris kaldasse vist välja polegi mõtet visata, aga
käis. Mingi toidu suurune ahven tuli tagant järgi, aga korra tuli ninaga vastu, aga ära nagu ei võtnud. Polaroid prillid oleks, siis võib-olla isegi näeks nagu veel paremini vee all, aga mul ei ole. Nagu paradiis. Vesi nii puhas, ilus. Kvaliteetne värk. Nii, sa panid augi landi, enne. Need võtad mingi kolli välja. Kes meil sealt tuleb? Auge. Said lõpuks oma selle augi. Päeva lõpuks vaatame, kellel siis rohkem liiki on. Klassikaline Muhu augi mõõt. Kuradi, ära leki. Ära kurat siple. Selline on Taavi ka. Muhumaa kasvandik. Läheb tagasi, kus too meile neid suuremaid. Saaremaa mees teeb, kuradi ma Soome profile ära. Saaremaa amatöör Soome profile. Me oleme Muhumaa vetes ja see loeb ka või? Veits, jah. Sul ei ole praegu koduväljaku eelist? Ei ole, jah. Mul on see Saaremaa jalamati juures. No jah, eks me proovime siit jalamati pealt saada, mida me saame. Aga loodan, me leiame need ahvenad üles, mida me siia vaatama tulime üldse. Nii, Saaremaa mees on lainele. Tuleb seda augi. Siit. See on ka eelmine. Läheb jälle tagasi. Mitu augi sul on? 2 augi enne? 2 augi, 1 sainas. Ehk siis matemaatiliselt sa kalade poolest ju juhid. Nii, vahepeal väike kokkuvõte ka. Ma olen saanud siin ühe 30-35 ahvena, see on meil kotis, ühe augi ja hetkeseisuga Saaremaa mehel, mis oli Saaremaa jalamati peal 3 kala. Mul Soome professionaalsel kalastajal on hetkel 4 kala. Aga vist paistab, et peame jopet selga panema, sellepärast täna pidi paistma päike. Minu arust hetkel on kõike muud kui päike. Aga jätkame. Vahepeal videotõestus ka, et ikka saame kala, aga natuke on veel väikene. Kui me võtame koju kaasa, siis peab ikka olema suurem, kus saab mingit liha ka, laseme need väiksed kõik tagasi. Nii, meil on kaks kutsikat. Tuubel. Tegas midagi, laseme need lahti tagasi ja jätkame. Seis on 4-5, hetkel ma veel juhin. Aga kõik võib veel muutuda. Ja loodetavasti hakkab meil need ahvened ka tulema. Nii, Saaremaa mees võttis järgi. Seis on 5-5. Ja selle kalade saab ise lahti lasta, sellepärast, et nii kaua kui minu lant veeses ei ole, siis ma vaikselt jään maha kogu aeg. Tahad näpitsid ka või?
keeran nagu tagurpidi ja siis laseb põhimõtteliselt auga rippu. Selline. 5-5. Nüüd me sõidame nagu sinna poole tagasi, kus me tulime. See tuul keerab. Siis kui kaamera käib, siis ei tule kala. Siis kui kaameral on mälukaart erroris või aku jukerdab, siis tuleb. Kas 2 korraga. Kus me oleme natukese sügavamal, ligemale meetri peale, siis ma panen raskema landi. Saaks nüüd pikemaid viskeid. Saaks nüüd suuremaid kalu, suuremad kalad on alati kuskil vastas kalda peal. Vähemalt on päikseprillid kaasas. Väike, hirmus töö on lahti saada. Kõik asjad sõlme ja konksud kõveriks. Mis kala meil tuleb sealt? Võtame suured tangid või võtame väiksed tangid? Väiksed vist. Vahetasid landi ära. Vahetasid landi ära kohe esimene ise. Äkki on ahven, äkki mingi päts ahven. Paneb sõitu sinna. No, mis sealt tuleb? Heinakõrt näen. Mis seal tagapool on? Hauk. Uhven! Oi. Tõstad selle paati või proovime selle... Oota. Jumal küll, jää seisma. Ma võtan selle konksu ära enne, kui see on meil käes. Taavi ahven. Kaameral ikka punane tuli töötab. Jah. Sõrm suhu, hoiad kõvasti kinni. Pöial. Jah, pigista. Jaa. Polegi nii suurt ahven saanud kunagi. Läks kohe rekordite purustamiseks. Võtame kohe ametliku mõõtmise. Mul peaks olema siin kuskil. Me võtame selle kaasa või laseme sellega tagasi? Selle võtame kaasa. Me võtame kaasa. Et siin ei ole valida midagi. Nii, mis sa ise arvad? 30. 39. 39. Nojah, eks midagi. Teeme mingi pildi ka veel ja me võime kaaluda ka. Mul on kaal ka. Kui palju kaalub 39 sendina ahven? Paned siit alt. 660 grammi. Aga see, et kui täpne see mu kaal on, see on mul 10 aastat olnud kotis kasvas. Ühesõnaga, murra kaal ära, teeme pilti ja läheb kotti. Päikest ei ole ikka veel välja tulnud, nagu näha on ja kell on meil juba 10. Et võib öelda, et paar tundi oleme olnud. Paar tundi oleme olnud ja meil on 6-7 seis. 6-7 hetkel mina veel juhin, aga Taavi võttis äsja selle ilusa ahvena. Ja nüüd ma lasen meid natukese teistmoodi. Ohoh, see oli minu ritt. Ei, kõik on nagu alles selles suhtes, ma ei tea, mis siin juhtus, mingi kontakt oli, aga lasin meid natukese teistmoodi drifti, et
tuul ei ole päris nii, kui ma hommikul vaatasin. Hoopis teistpidi on tuul ja nüüd me mitte ei liigu kalda äärt mööda seda madalat ala, kus ma tahaksin liikuda, vaid me liigume hoopis, et kaldast lükkab meid eemale sügavama peale. Ja nüüd meil on 2,5 meetrit on vett, muidu meil on mingi 60 senti, 80 sentimeeter, 1,2. Siis laseme väikse drifti siit, proovime, kas meil on võimalus siit ka midagi saada. Ja siis liigume, ma arvan, jälle kuskile madalama peale tagasi. Ilmselt peab mingi vindikaardi lahti võtma ja siis vaatama, võrdlema seda, millist randa oleks hea kalastada ja kus see tuul meid liigutab. Aga see oli siis hetke raport. Siis on 7-7 või? Taavi kala number 7. Kala number 8. Ja ta arvab, et ta pääseb juhtima seda edetabelit. Aga ei, mul on ka kala kinni. Tuubel, päeva teine. Äkki ma toon ta siia poole. Vennad, väiksed vennad. Nii, lõpuks meil vist on mõõdus kala ka, mille võib ka kaasa võtta. Iseasi, kas ma selle paadini ka saan. On natukese sidurit peal. Selle olid nagu kõrvuti 2 kala, võiska sinna, kui tahad ka kala saada. Võtame selle kaasa, kui ma saan ta veel kätte selles suhtes. Nagu te panete tähele, siis ma ei ole oma tavapärase Soome varustusega püüdmas, et siis saab seda kala väsitada mõnda aega. Ai, pääses lahti, silma all. Noh, siis ma teoreetiliselt ei läinud juhtima. Seis on ikka 8-8. See kala pääses minema. Ei saanud kätte teda, jah. Käe peale saab pisut. Kurat raisk. Siis silma pritsis soolast merevett täis. Ma arvan, et ta nagu kuses mulle silma lihtsalt. Ta tuligi meelega kiusama. Hauk. Vaja nüüd siia saada, et saada statistika kirja. See võib-olla pääseb ka veel ära, siis ei lähe ka arvesse. See on käes jah, aga mis siis hüppas veesest välja nii väike auga? Maru agressiivne on. Oho, tule tagasi. Nii. See tänane ilm on niisugune eriline, et päikest, vihma, tuult ja siis, kui sa vaatad, et tuuled tõmbaksid teatriivi, siis sõidad nagu siia, et hakkad triivima ja siis on peegel, lihtsalt tuult ei ole. Et on nagu keeruline natukese, aga selles suhtes vähemalt ei ole nullipäeva, et ikkagist mingid kala tuleb ja mingid ilusad ahvened on meil ka. Ja mis Soome ekspert versus Saaremaa seis on?
8-10. 8-10 lähen 2-ga juhtima. aga päev ei ole veel läbi, jätkame. Ma vahepeal kaamera väliselt sain ühe kala, siis ma läksin 11-8 juhtima ja nüüd on Taavi kord. Et kala arvesse läheb, peab käega ära puudutama, siis loeme. Hauk. Laista siia poole proovitest kätte saada. Hei, Taavi number 9. Paistab, et selle tuulevaiksega saab küll, aga siis vee sügavus peab olema mingi meeter pluss, meeter 1,5. Et siis nagu, kui pind on peegel, siis nagu täitsa madalas ei ole. Samas, kui on nagu lainet ja tuult, siis on nagu täitsa madalas ka. Et see on siukene huvitav värk teistele ka teadmiseks. Et kui tulete siia Lõunaranna sadamasse ja ma võin ju niipidi rääkida, kui tulete siia Lõunaranna sadamasse, siis Muhu Miku käest saate paadid, see on ka tema käest. Tal on neid mitu tükki, väiksemaid, neid on mingi, ma ei tea, 3 tükki äkki. Ja siis väiksemad oli mitu tükki ja siis neid suuremaid kaatreid ka. Et kui tahate tulla perega kihutada mööda peegelsiredat vett ilusa ilmaga, siis nagu ideaalne koht. Ja egas midagi, me vaatasin seal, kes kalapinna, ma arvan, me peame sinna poole liikuma ja seal loobime hakkama. Aga sul on kala või? Nonii. Läks ära. Et tavalise intervjuu ajal juba kalasid tuleb ketti. Proovime pulli pärast, kas Merika plekk ka. Merika plekk siin pleki peal tööd teeb või mitte. Mitte, et ma siit Merikat tahaks saada, aga seda võtavad kõik röövkalad. Haugid, ahvenad, säinad. Sapu. Esimene vise ja mul on üks samasugune plekk veel, täpselt samasugune. Maru vihane auge. Nii et töötab see Merika plekk ka, ehk siis nii-öelda tavaline plekk. See on juba natuke suurem, kas selle võtab söödiks kaasa või? Kui suur tahtmine on? Selle võib võtta juba. Kui ma selle üldse kätte saan, et ei tee seda trikki number 2. Selline, see sai nii palju vigastada ka, et see ongi mõttekas ära võtta. Mis numbrid meil nüüd on? 12-10. 12-10. Väike. Läheb tagasi. Nii, 2 viset, 2 kala. Läks ära. Ei loe. Aga paistab, et plekk töötab. Ma vahepeal kühveldan meil siit vett välja ja pesen paati natukese. Esimese asja ma viskasin vett sisse, et seda kalalima ja kõike seda jamasid nagu maha pesta. Ja siis viskasin vee välja. Et jälle kala või? Õnneks pääses ära. Ma panen selle kala külmkasti ära ja siis saab loopima hakata ise ka. Ja väike vihje veel kõigile, et hankige sellised jääkastid. See on niisugune kõige lihtsam, kõige tavalisem. Neid on igas hinnaskaalas ja kõiki asju ja siis
enne kui kalale tulete, siis käite poes. Võtate omale jääd kaasa, 4-5 kilo jääd. Saad toidud, joogid, kõik asjad saad külmad ja siis, kui sa vahepeal tahad panna enne, siis sa paned need kalad, kõik asjad paned siia külma, eraldi kotti. Ja vahepeal me võime vaadata ja meenutada, kui ei ole pikka aega näinud, mis asjad on pätsid. Ja siin on, palju see sinu kala oli 39 või? Üks on 39 ja teine oli mingi 40, 41, 42. Ja siis meil on veel see säinas ka veel siin. Ja nüüd läheb siia hauk ka veel. Et me hakkab õhtuks supimaterjal koos olema. Taavi pani pleki 2 viset, 2 kala ja 3. pääses minema. Mul oli esimene vise ja kohe oli kala. Nüüd ma olen sellega majandanud siia ja kõike muid klippe teinud. Siis nüüd mul on ka tegelikult teine vise ja vaatame, kas me viskame sinna. No Taavi viskab ise sinna, mina ei viska sinna. Ma viskan sinna ja vaatame, kas me saame kala. Ussa, no natukese läks mööda, aga tegin hästi pika visket. Ja seal on mingid taimed kohe. Ei, taim. Ei olnud kala. Et ilmselt ei tule 2 viset, 2 kala. Nii, kell on 11:30 keskpäev ja seda on tunda ka. Isegi läbi pilvede päike soojendab. Soojendab päris hästi. Vahetasime natuke kohta, tulime teise nurga alla, teise saare juurde ja vaatame, teeme siin mõned visked ja mis meil siin toimuma hakkab. Ja hakkas kaladel see kuulus lõunapaus. Lõuna ajal ei söö midagi. Mis see meie matemaatilise seisu nüüd siis jälle teeb? Mul pole üldse meeles. 11-12. Siis on 12-12. Sa ise tead, kas sa tahad või ei taha. No, läheb tagasi. Saaremaal neid kutsutakse maimudeks. Vee tõmbas plekki peegel siledaks. Paneme siis meie ka plekki. Ja vaatame, kas tuleb kohe esimese viskega kala. Seal on ilmselt madal ka, kuhu ma viskan, aga loodetavasti jõuan kerida ennem, kui põhja läheb. Ei toonud see plekk ka. Lõpuks ikkagist kobistasin selle plekiga selle väikse. Sa said ka kala, selle 3 piigiga. Ogalik. No nii, kala. Kala on kala. See ei olnud nii täpselt määratud, et kui suur või mis kala. Ja sul on need liikide poolest ka ju uus liik. Ja 4. No nii. Just sain kaamera käima ja Taavil oli kala siin samas kõrval. Aga seekord ta pääs minema. Paneme edasi kuskile Timodemaa poole ja jätame neolaiu selja taha ja lähme vaatame veel, kas me saame veel midagi ja siis me hakkame juba asju kokku ka panema. Tänaseks juba video ja kalasaaki küll ja küll, et saab naabrid ka ära toita. Kas neid söögikalu oli veel vaja või? Siis ma lasen selle tagasi. Äkki nüüd venitab. No. Ilmselt päeva suurim. Sain ära puutuda. Võtsin, võtan sabast kinni tõmba paatjaga, ei sai hoia teda sabast kinni. Paneb minema. 14-15. 14-11 või? Kuidas nad on nii hästi läinud?
ahven, ai pääses ära, kurat, raisk. Ahven oli, nägin nii ära. Räägin, et löövad seda ahven. Mul on ka keegi jätta. No nii, on ahven äkki või? Kas me leidsime ilusa ahvene koha või? Venita paati ära, venita paati ära. Ahven, Aavi, tõsta paati, tõsta paati. Tõsta paati, tõsta hooga paati sisse. No nii! Oi. Mis elukas. Mis elukas. Kena. Niimoodi jah? Jah. Jõuga lõpuni. See on aug ilmselt. Aug jah. Nii, paistab, et me leidsime mingi ühe parema koha. Mitu võttu, mitu kala. Ja kõik ühe sellise väikse platsi pealt. Siin on selles suhtes natuke erinevad, kuna mingid käisid peaaegu risti. Et siin on sügavam vesi, kui tavaliselt püüame. Ja plekiga nii ahvenat kui ka augi. Jätke see koht meelde, seal lehmad seal taustal, et kui te ise tulete siia Muhumaale, otsige lehmad üles, siis teate. Esmalt on lehmad, siis on madalik, seal keskel on paar kivi ka ja siis siit mandri poole. Siin on väga hea koht. Väga hea koht on siin. Ilmselt peab mootori eema panema, et see üles poole tagasi sõitma. Tuul lükkas meid ära sealt. Mulle ka otsas. Mul on ahven. Huba! Olemas. Ilus. Võtame siit kümbi pealt, mis ta see teeb? 10, 20, 28 senti. Ja täitsa madala pealt. Kohe nii kui lant vette kukkus, lõi augi kinni. Tule, ma lasen su lahti ära, ma tahan neid ahvenaid saada, meil ei ole aega enam. Ma virtsa vesi teeb selle. Näe. Ei läinud arvesse. Vaat seda. Teeme pulli, tõstame paati. See kuulsid, kuidas ma panin kaamera kinni ja pauk. Mis asja? Ahvenat või? Ei, muidugi läheb kotti ahvenat. Kõik tahavad. Siin on nagu Muhumaa. Sarrais torkas küüne alla, nii et polnud asigi. Selline kaunitar. Võtame sellega ära.
10, 20, 30, 33. 33. Ilus küll. Panen siia Our Fishing Tripsi logo juurde siia. Ma arvan, selle jaoks pean mõrvamiseks näpitseid kasutama. Ja nüüd me paneme laste jaoks selle kanali kinni. Mis number? 13. 13. Ja Taavil oligi plaanis, et kui ta saab number 13 ehk siis mingi tähendusliku numbri juurde, siis hakkame otsasid kokku tõmbama. Ma sain ka augi, mul on 19. Ma tahaks saada 20. Taavi võiks ka juurde saada ja ühesõnaga meie viimased visked siin ja siis me tõmbame Noka sadama poole ära. Paistab, et mu maagiline kala number 20 on cancel. Taavil jäi 13, mul jäi 19 ja nüüd meil lihtsalt saab aeg otsa. Tõmbame Noka sinna Lõunaranna sadamasse. Koristame paadi ära, tõstame oma asjad maha, vaatame kähku, mis meil kaladega seis on. Ja siis teemegi viimased kokkuvõtted veel seal söögilaua ääres. Ja kui te mõtlete, millised need paadid suuruse poolest on, mida siit rentida saab, siis seal on kalastusgiid Väntoluurs. Temaga pääseb kalale, siis ise saad rentida sellise. Ja siis siin oli mingid neid valgeid paate oli ka veel mingi X kogus. Aga täiesti asjalik, kahekesti on hea, kolmekesti on täiesti võimalik püüda. Kahekesti me sõitsime 23 sõlme tunnis, mis ma ütleks, et on päris nagu okei kiirus. Ja siin nagu näha ritvade poolest, siin on ilmselt vähe rohkem kui 3 kalastajat, et need saavad ka niimoodi hakkama. Muhu paadi laenutus, küsige sealt. Nii, Hanna ja Hendrik võitsid äsja 10 000 eurot ja vaatame, kumb video tuleb enne meetrisse, kas meie kalastusvideo või Hanna ja Hendriku võiduvideo. Aga ühesõnaga, läheme sööme natukese, kõnnin siit taustalt läbi. Nii, mu välja hõigatud armastuse maleva võitja oli vale, sellepärast, et nad filmisid kõikidega selle asja läbi ja ilmselt me ei saagi nüüd kiirpedude kontoris lained lüüa. Aga siin me võtame päeva kokku, meil on siin augikotletid ja kartuliga ja kastmega ja sul, Taavi, ka midagi tänasest kalapäevast on öelda? Väga äge oli. Elu suurim ahvena püüdsin. Täieki. Ja ega siin muud polnudki midagi. Saaremaa mitteprofessionaalne kalur versus Soome mitteprofessionaalne kalur. Ja tulemus jäi 19-14. 19-13. Taavi saavutas enda tulemuse, mina enda tulemust ei saavutanud. Aga ega me siin muud juttu polegi. Pange suur pööl alla, käige vaadake Muhu paadi laenutus üle. Tulge siia kala restosse sööma ja egas midagi. Tõmbame joone alla. Tšau.